Tere tulemast kuulama V8 päevikuid. Meil on täna eetris Pulgevi stuudiotes Tõnu ja Margus. Käisime, kus me käisime? Pariisis oli selline asi nagu moenädal. Tuli kohe sammud seada samma kohta ja lennuki peale ja vaadata, mis siis seal toimub. Aga mitte moenädalal? Jaa, sest et mõte oli ju selles, et samal ajal olid ka autoinimesed seal kohal. Autonädal. Autonädal oli, Pariisi autonädal, väga tugev autonädal, oli mobiilsusmess, oli retromobiil. Me sattusime mõlemale. Alguses oleksimegi sattunud valele messile. Ja õnneks lastud sisse. Valged kaubikud ja isesõitvad robotautod olid. Keerasime selja. Läksime mujale. Ja, alutasime mäest üles uude ruumi, eks ole, et miks me seal käisime on see, et Tõnu, sina oled käinud mitu korda retromobiilil, mina olen 2 korda koos ja 3 me siin olime, eks ole, et täna oleme siin 2, sest et meie 3. V8 päevikute liige Vahur, et kas sa tead, kus ta on, mis ta teeb üldse? Jaa. Ilmselt sõidab autoga jälle kuskil. Ja, ma mõtlesin ka, et kas ta nüüd võtab jäärajal viimast või juba on suverahvid alla kruvinud ja istub audrus seal järjekorras, et saaks starti minna. Ja, äkki on asfalt juba näha lume alt. Ja. Aga sellest me kuuleme siis, kui Vahur ka meiega koos on ja läheme siis Pariisi. Et läksime sinna 4 päevaks kohale. Tegelikult 4 ööd, 5 päeva, 4 ööd. Nagu ja koos meiega läks sinna kohale veel moenädalal läks ei tea kui palju inimesi, aga Pariis retromobiil 2026 läks koos meiega või tähendab lisaks meile umbes 200 miljonit inimest nende päevade peale jagatuna. Umbes 240 000 külastajat. Jah, me võtsime sealt ka viimast 3. päev, 4. päev, reede, 3 päeval olime kohal, eks ole, ja reede oli juba päris keeruline seal ringi liikuda, sest et kõik koridorid, kõik käiguteed olid väga umbes inimestest, kes huvitusid, eks ole. Just see käiguteed õnneks, mis on ju hea, on see, et seal on piiritletud alad, kuhu lastakse siis mitte küll igasse kohta, vaid ütleme suurematesse sellistesse või kallimate, ilusamate autode salongidesse või näitusalale lastakse käpudes inimesi sisse, siis vastavad sellele, et kui palju keegi välja tuleb, antakse jälle luba sisse. Sa mõtled boksi lastakse piiratud inimesi. No võtta seal on see, et ilmselt me peaks rääkima, et mis näitusega tegemist on, et seal on nii kallid autod välja pandud, et kardetakse, et kes kriimustab oma käekotiga, sõrmusega, püksinööbiga seal mõne Ferrari külje ära, et see on suur kulu. Fotostatiiviga. Või kukub oma fotoaparaadi sinna esiklaasi. Ja, või need, kes nad on need suunamudijad ja influencerid, kes on eesti keeles on, ma ei tea. Suunamudijad? Ma mõtlesin, et on see mitte persuaders, aga influencers, see on natuke teine teema, ja ei ole veenjad, vaid on mõjuisikud. Mõjuisikud. Nii ta on. Ühesõnaga, Pariis on meie tänase podcasti põhiteema ja täpselt nii ongi, et mitte moenädal, kus olid siis Demi Moore ja Penelope Cruz kohal, vaid Cruz. Et meie neid kahjuks näinudki linna peal, kuigi me sinna sattusime ka korra. Aga me nägime tegelikult kuulsaid inimesi. Ja. Me nägime retromobiilel, mida ei näinud, vaid saime selfit ja sükste inimestega nagu Jackie X, Ari Vadanen, Vahurdiga Ari Vadaneniga intervjuu lausa, ütleme niimoodi. Mina üritasin Mate Rimakil järgi joosta, et ta kätte saada ja selfie teha, aga tal oli kogu aeg telefon kõrva ääres ja ei õnnestunud. Mate Rimak on siis nii Rimaki kui Bugatti tänane boss. Ja Mate lasi ju sealt jalga, läks mitte Saint-Tropez, mis ta nüüd oli? St. Moritzisse läks ühele teisele autoüritusele, mis samal nädalavahetusel toimus. Et Vahur ka sinna jõudnud. Kuigi tal olid juba piigid kuskil mõttes kohal, et kuidas alla kerida ja Justiga rajale minna. Aga siis me nägime lisaks kuulsatele inimestele ka kuulsaid autosid, eks ole? Jaa, väga kuulsaid. Ja, kust me siis alustame? Alustame teiselt korruselt.
et esimene korrus oli ka muidugi super, et või hakkame kohe esimest korruselt pihta, et Bugatid ja kõige suurem Bugatti väljanäitus, ehk siis Bugatti rong, mis kohale toodi, vedur, mitte rong. Aga vist ikkagi rong, räägi sellest. Jaa, ta oli mootorvagun. Mootorvagun on selle asja nimi, jah, et mitte, et ma nüüd väga palju... Mille poolest ta Bugatti siis on? Mille poolest ta Bugatti on, sest et seal on nagu 4 ühikut Bugatid peal. Et 4 Bugatti mootorit oli siis selle mootorvaguni keskosas, mis olid siis üksteisest paigutatud mingi 1,5 meetrise vahega ja nad käitasid siis seda kuskil 20 meetri pikkust mootorvagunit, 20-25 meetrit, mis ta pikkus oli, ja ta oli kiirrong. Ta oli kiirrong, jah, ta sõitis omal ajal päris kiirsti, see oli 30-ndatest pärit. Kusjuures ta ei olnud ainult Bugatti mootoritega, vaid ta oli siis Ettore Bugatti enda konstrueeritud ja tema enda firmas Bugattis ehitatud. Et ongi täitsa nagu põhimõtteliselt võiks öelda täisväärtuslik Bugatti. Ja see ei olnud ainueksemplar, küll oli see ainuke, mis on säilinud. Et need rongid sõitsid, Bugatti ehitas neid mitukümmend tükki, Bugatti rongid sõitsid Prantsusmaal 30-ndatest kuni ilmselt äkki 50-60-ndateni. Ja pull oli see, et enne seda rong, see oli ju Bugatti Royale bensiinimootoriga rong, see oli bensiinirong, see ei olnud diiselrong. Ja enne seda Prantsusmaa teedel, ma ei ole Prantsuse raudte ajaloos väga tugev, aga enne seda siis sõitsid ju ikkagi aururongid. Auruvedurid olid üldse nagu, et selles mõttes Prantsusmaa rongindus hüppas nagu, ma ei tea, kas bensiinirong üldse on rohkem eriti tehtud. Et olid aururongid, siis tulid diiselvedurid ja siis tulid elektrirongid, aga bensiinirong minu jaoks täitsa võõras maailm. Ka need sõnad suustada. Ja, sellel... mitte, et ma nagu raudteest vähe tehaks, aga täna me räägime jah, pigem nii-öelda autodest. Sest sellel rongil oligi, tal oli 4 Bugatti Royale mootorit ja... Risti mootorid olid, seda ma küll mäletan. Risti asetusega. Risti asetusega mootorid, jah. Ja rida 8 mootorid töömahuga, mis ta oli, 12,8 liitrit või, et hiigel suured mootorid nagu auto mõistes, aga 4 sellist panis rongi liikuma. Ja sellel nii-öelda mootoriruumis oli eraldi koht oli siis masinistile, kes need mootorid pidevalt vaatas ja kui aeg edasi läks, oli sedapidi ka, et viimastel mudelitel oli masinistile oli katusaken selline poolkuukujuline või jah, poolkuukujuline katusaken, kus ta sai välja näha just ülespoole, mitte et sealt vist väga palju näha oleks midagi olnud, aga selline äge mootoriruum ja mis oli veel ägedam, oli ikkagi sõitjate ruum või reisijate ruum, et seal olid tiikanditega istmed, pehmed istmed, ise sees käia ei saanud seekord, kuigi seal inimesed jalutasid ringi, aga me vist ei hakanud väga trügima. No me saime aknast sisse vaadata. Jaa, saime sisse, ja mis meil veel on, et me paneme mõned videod ja pildid meie Facebooki lehele, et V8 päevikud ja V8 Tires, et otsige üles, vaadake sealt, et seal saab ka kommenteerida, vaadata, midagi lisada, kui midagi on küsida, äkki vastame, kui on mingid väga asjalikud küsimused, siis otsime veel infot juurde ja kindlasti saab seal nii-öelda diskussiooni arendada. Aga kas ma võin siit minna järgmise eksponaadiga edasi, mis haakub Bugatti teemaga väga hästi, et kuna sa juba mainisid Bugatti väljapanekut, mis koosnes siiski autodest, aga oli rohkearvulisem, ehk et siis Bugatti Veyroni 20. aastapäeva puhul, 20. sünnipäeva puhul oli näitusel väljas kõik Bugatti Veyroni põhimudelid ja lisaks siis esitleti tegelikult täitsa uudisena Bugatti Veyronile pühendatud ainueksemplari Bugattilt. FKP Hommage. Jah, mille nimi oligi FKP Hommage. FKP oli siis nagu Ferdinand Piechi initsiaalid ühesõnaga siis, kuna Ferdinand Piech oli see mees, kes Bugatti Veyroni oma peas välja mõtles ja oma inseneridel sundis valmis tegema, ehk et esimene seeriauto, mis sõitis üle 400 kilomeetri tunnis ja millel oli
üle 1000 hobujõu, see oli siis juba aastal 2005 ja nüüd siis seda ümmargust sünnipäeva 2005, no siis on juba 21 aastat tegelikult, eks ole. Aga põhiliselt seetõttu, et seda ainueksemplari esitleti ka seal samas Pariisis, mis oli siis Veyroni välimusega, aga tehnika poolest siis Bugatti Chiron, mis on tänaseks ka tegelikult tootmisest juba maha minemas või maha läinud. Selle pole mitte 1000 hobujõudu enam, vaid... Jah, ei ole tal nii vähe, ta on rohkem, ta on 1600, eks ole. 60% kasvu. ja selle auto, lisaks siis selle auto enda kohalolul oli seal kõrval näha ka Bugatti Chironi mootor koos käigukastiga. Et seal nagu mina ja sina ja Vahur ja seal me veetsime aega ja vaatasime, lihtsalt imetlesime. Seda sai vaadata ülevalt ja alt. Jällegi, et me paneme oma Facebooki lähele juurde mõned pildid. Nii sellest FKP homaagist, kusjuures mul on video sellest olemas, et kuidas tõmmati sealt katte maha ja missugune rahva emotsioon. Et seda me kõike saame... Me reaalselt olimegi, eks ole, esitlusel kohal ja esitluse viis läbi ju Mate Rimak ise. Just, et tema oli seal suurel laval ja siis ta läks juba... Siis ta hakkas minust põgenema, siis ma ei saanudki temaga selfit teha. Just täpselt. Ja see, et kui sina teda taga ajasid, siis mina tegin videot sellest, kuidas selle katte maha tõmmati. Ja loomulikult pärast seda tuli rahvast nii palju ümber auto, et me pidime tegema rahunemishpausi ja käima veidi ringi, et sellest FKP homaagist oleks võimalik ka lähemalt vaadata, veidi pildistada ja kuhu me siis läksime, mis autosid me nägime? No sa räägid rahunemisest või? Rahunemispausist. Rahunemispaus oli, jah. Et kui oled vaadanud Bugattisid, Ferrarisid ja Lamborghinisid mõnda aega, ma ei tea, mitmes näituse päev see oli, tähtis ei ole, aga kus me siis rahunesime? Me käisime vaatamas Donkervoorti, ja Hollandi tootja, mis oli käärustega siuke ägem asi, millel olid väga hämmastavad näitajad, eks ole, ja siis sinu lemmik oli ma räägin enda lemmikust enne ikkagi, et minu lemmik, kus minu nii-öelda Eleanor, eks ole, Porsche 928, millest me kindlasti räägime tulevastes saadetes veel, et siinkohal väike tagasipõige siis 25. aastasse, kus käisime samamoodi Pariisis, eks ole, autonädalal, moenädalast ma ei mäleta sellele midagi, aga siis oli plaanis pakkuda 928 GT oksjonile ostu, aga mis juhtus oli see, et ma olin oma eeltöö tegemata jätud, ehk siis mul oli garaaž koristamata, mul polnud garaažis ruumi selle jaoks, ehk siis mul oli üks auto müümata ja sellepärast see oli ikkagi põhipõhjus, miks seda pakkumist sinna ei teinud, aga see on nagu järgmiseks korraks. Ühesõnaga, seal oli Nardone 928, millel oli süsinikkere. No seda tasub kuulajatel ka guugeldada, see on nagu vägevalt ümber ehitatud auto. See nägi hea välja, see oli värveljus, aga mis mulle nagu eriti ei meeldinud oli see, et need inimesed, kes sinna sisse kutsuti istuma, mida siis nendega tehti? Neile lasti muusikat seal, et oligi, et just see helisüsteemile pandi rõhku või ma ei tea mida, oleks siis mootor käima pandud või lastud seda V8 seal nurruda, mis on ju ikkagi Porsche puhul suhteliselt haruldus, et 928 Panamera, ega teistel ei olegi V8. No Cayenne on ka, aga no selles mõttes ikkagi 928 oli esimene sõiduauto, mis Porschel oli V8 mootoriga ja see Nardone versioon ka, et see mootor põhines küll Porsche originaalile, aga oli täiesti ümber tehtud. Kuju oli niimoodi, et kaugelt sa vaatasid, tundsid kohe ära, et see on 928, täiesti, tegelikult lähedale minut on täiesti ümber tehtud. Sisu oli samamoodi teistmoodi, et selle kohta meil ka video, võib-olla mõned pildid peab üle vaatama. Ja väga nagu selliste väiketootjate puhul tuleb alati lisada seda, et ta jätnud sellist väga nagu põlve otsast tehtud muljet, et tegelikult ta jättis väga kvaliteetse auto mulje. Väga professionaalne kvaliteetne töö. Aga sellele viitab see hinnaklass ka, et see oli mitusada tuhat see oli, 300 000, 500 000, et väga vahet.
ja see on kõik autod olid sinna kanti, et 300, et hinnad alates, vaata, et 300 ja siis kui tahad nagu head autot saada, siis on 500 000 ja siis tuleb 1 miljon, eks ole, siis tuleb 2 miljonit, siis tuli 6 miljonit. See oli jah, nende väikse tiraažiliste superautode tootjat, et tundus, et kui sa 500 miljonit ei küsi, et siis sa ise rumal, et mis sul viga on, et küsi, et ma ei tea. Sest võistleid on, huvilisi kindlasti on ja tegelikult on see, et seal ju proovisõitu kahjuks teha ei saanud, mis võiks järgmine samm olla sellistele retromobiili laadsetele üritustele. No Pariisi kesklinnas sükse autoga vist ei tahakski proovisõitu teha, et Pariisis üldse vist ei tahaks eriti autoga sõita. Okei, võib-olla ümber Trumpi-Kaare ja Champs-Élysées. Jaa, või siis Concordi väljakul, vaata, seal on ruumi driftida. Seal oli 2 nädalat enne retromobiili oli täitsa hobiautode ja Ameerika autode kogunemine, kus nad ummistasid seda liiklust ja kõike. Istusime õhtul, vaatasime videot YouTube'is, kus oli väga ägedad masinad keset jaanuarikuud, eks ole. Just see on meie jaoks nagu, et keset jaanuarikuud on hobiautorid. Ja kabriot sõitsid ringi seal. Mitte ainult kabriot. No 100 aastat vanad Bugatid ja. Jah, tavaline teisipäev. Täitsa uskamata, jah. Ja siis sina istusid ühte autosse? Näitusel ma istusin ilmselt rohkem kui ühte, aga mis oli jällegi, kui Nardone on võõras nimi, siis kindlasti on võõras nimi ka Nichols, või Nichols on geneeriline nimi, aga antud juhul siis automargina Nichols. N1A. No see oli nii väike autot, võib-olla igaüks sinna sisse ei mahugi, kindlasti tähendab ei mahugi, aga tegu on siis Briti väike firmaga, kelle see Nichols N1A kujutab endast siis, kuidas ütled, lahtine kahekohaline, no eriti miniatuurne auto, umbes selline kirjutuslava kõrgune, aga hiigel suure Chevrolet Corvetti mootoriga. Et põhimõtteliselt nende idee või inspiratsioon tuli siis 70-ndate Can-Am võistlussarjast, mis oli siis ilma igasuguste reegliteta või tehniliste piiranguteta sari, et sa võisid teha nii kerge ja pisikese auto, kui sa tahtsid ja toppida selle sisse nii suure mootori, nagu see raam vähegi kandis. Et mul kolleeg Karl Salumäe on neid autosid võrreld, et see nagu V8 mootoriga rula, mis on põhimõtteliselt nagu suurepärane võrdlus ka seda Nicholsit vaadates, et ongi nagu rula, mille külge on seotud V8 mootor. Ja mis saaks veel ägedamat olla? Ja kuigi meil oli seal ju näha Paganisid, eks ole, siis olid seal mõned Porsche'd, siis oli seal Lamborghinisid, terve suur väljapanek. Oli veel palju autosid, oli ka selle superkaari garaažis, eks ole, aga see Nichols jäi kohe silma, mitte sellepärast, et oleks mingi vingelt ilus olnud, vaid see oli nii, et astusime lähemale, mida lähemale sa astud, seda rohkem näed või küsisime infot juurde ja seda rohkem ahetad, et vau, et siuke asi. Ja kui sa väike tootja, see väike tootja koosnes siiski ikkagi F1 läbikäinud inseneridest, kes teadsid, mida nad teevad. Seal ei olnud nii, et hakkame nüüd autot aretama, et ei, see oli niimoodi, et oli võetud ikkagi parimat nii-öelda teadmused ja pandud sinna sisse ja Nichols nii-öelda käibki ringi, neil oli üks auto valmis ja mõned tootmises ja selle näitusautoga nad käivad ju, nüüd lähevad, kas tulid Ameerikast ja lähevad Ameerikast? Tulid Ameerikast ja suvel nad plaanivad Goodwoodi, eks ole minna. Ja Goodwood, täpselt. Ma umbes nii sain aru, et nad peaaegu kutsusid mind Goodwoodi sõitma selle autoga. Aga võib-olla ma sain valesti aru. Ja no igatahes see Nicholsi nimi oli minu jaoks enne seda Pariisi kohtumist täitsa võõras. Ja tänu sellele oskusteabele neil on, tundub, et tõsi taga. Hinnaklass oli jälle 500 000, eks ole, mis kilohinnana on päris raske või tähendab päris kallis, sest et see auto oli ju ülikerge, ta kaalus 900 kilo ja mootor oli siis 7-liitrine Corvette, mis oli omakorda tuunitud, forseeritud 700 hobujõu kanti, et selle auto kiirusomadused võivad olla täitsa hirmsad. Kui suurest on täiesti selles mõttes analoog auto, et on manuaalkastiga, et ja erilisi juhiabisid tal ei saa olla, aga samas ta on vähemasti Suurbritannias tänava legaalne
ja tegeletakse vist, et oleks tulevikus ka Euroopa Liidus tänavale. Ja hetkel oli vasakpoolse või parempoolse rooliga ja nad teevad ka vasakpoolse rooliga versioonid vist siis, kui tootmine ja tellimused paremini käima lähevad. Ja sisse istudes sinna, ma mahtusin sinna kenasti ära ja üks esimesi nuppe, mis mulle silma jäi, oli keskkonsoolil keskel oli lihtsalt nupp number 11, eks ole. Ja siis me küsisime, et mis nupp see on. Inglise keeles on väljend, et up to 11, eks ole, et autot käivitades ta käivitub by default 450 hobujõulisena. Ja kui sa tahad, et kõik oleks nagu täiesti maksimumi peale, et 700 hobujõud, et siis vajutad seda nuppu 11, ja siis on sul kõik nagu täiesti põhjas. Wow. Siuke äge väike nupp oli, mida me ole varem kohanud. Muidugi Nikos oma koduleheküljel ütleb ka, et selle autoga sõitmiseks on ikkagi sul peavad olema teadmised ringraja autodest või ütleme, et võistlusautodest, et kuidas ta liigub. Ta on ikkagi võistlusautoks mõeldud. Et see ei ole mitte nii, et sa kohe lähed rooli ja sõidad nagu suvalise Škodaga, eks ole, et käiks sisse või võtad siin autorendifirmast mingi auto ja lähed, eks ole. Et seal peab natuke ka teadmisi olema, võib-olla ka koolitust vaja. Ja, see oli äge auto. See oli üks kindlaid lemmikuid. Ainuke murekoht oligi see 500 miljonit, mis sinna nagu takistuseks sai. Kusjuures see oli üks soodsamaid siiski. Superautode puhul oli ikka soodne auto. Aga jah, kilohind on kõrge. Ja siis, mis mulle muidugi eriti meeldis, olid Paganid, et Pagani see ilu, või ütleme, et seal käib ikkagi see silmailu käib, ta ei käi ees, sest et Pagani on ju koos nii disain kui performance ja see auto, see auto, et Paganisid oli seal 4, 5, 6 tükki kõrvuti ja lihtsalt kui jalutad seal nende masinate vahel ja vaatad ringi, et mis neist ilusam on või mis ei ole, et siis tegelikult mina ei tahtnud sealt ära tulla. Ma oleks võinud seal pool päeva veeta, et vaadata eest ja tagant ja kükitada, võib-olla siruli visata, eks ole. Mis on Pagani probleem, et sa ei saa sinna alla vaadata. Et me ju käisime kogu see retromobiilis. Ütle, kas sa lugesid üle, et mitme auto alla sa nagu pikali viskasid ja hakkad vaatama, mis seal toimub. Mul on mingi 6 fotot, kus te vahuriga seal autode all ringi roomata ja uurite, et see oli nagu väga... No selleks on seal võimalus olemas, et autodele lastakse ligi ja sa saad vaadata, on küll ilusti kirjas, et ärge puutuge, sest need autod on tõesti väga väärtuslikud, aga nii madalate autode puhul, ega sa ei näegi seal midagi, kui sa põrandale ennast ei viska. Ja kui olidki sellised ülimadalad autod, aga kui maanteautod, võistlusautod, et diffuusorid on neil suurelt, sealt saab sisse vaadata ja mingite võrede vahelt saab piiluda ja uurida, et kuidas see täpsemalt tehtud on, et paljusid autosid ei olegi oma silmaga võib-olla üldse näinud, et oled küll pildi peal näinud või oled pildi peal sa ei ole ka igat detaili näinud, eks ole. Ja. Et see autode all roomamine oli vahva. Ja mis mulle näiteks meeldis, oli näiteks Ferrari F50, eks ole, mille tagumine osa saadad küll, et ta nagu komplektne auto ja kõik, istuvad tagantpoolt lähemale, siis vaatad, et kõik see tagumine osa on ju võrgust, eks ole, ja sa vaatadki no sa mõtled seda osa, mis on siis tagatuled ümber, eks ole, tagapaneel. Ja tagapaneel, jah. Sealt kaudu kuumus. Sealt saab ikka väga, kuumus tuleb välja, eks ole, aga silmapilgud või vaade saad ilusti näha mootorit. Mootor on ju klaasi all, eks ole. Ja mootor on klaasi all ja pluss väljalaske süsteem, mida sa kõik läbi selle võrre näed. Et see on nagu, see on kunst, aga see pole lihtsalt kunst, et ta on ju ikkagi inseneritöö tippsaavutus ja üks toetab teist. Et täpselt ongi, et tuleks jahutus peale ja jällegi, et see silmailu siin peaks vahurit jällegi kuulama, et tema, kes on oma autosid, eks ole, viimased detailini korrastanud, lakkinud, tuuninud, kroominud, mida kõike, et siin me peaks täpselt ootama ka. Ta vist tuuninud ei ole, ta on ikkagi rohkem originaali fänn nagu meiegi vist, eks ole. Ma mõtlen, et puhastanud ja see tuunind oli vale sõna, aga kindlasti meid vahur korrigeerib järgmisel korral.
ja ütleb täpselt, mida tema autos ilusat näeb või jah, et originaali lähedus või originaali väärilisus. Kui nüüd rääkida autode restaureerimisest ja originaali lähedusest ja mitte tuunimisest, ma jätkaks järgmise ühe suure lemmikuga, mis läheb superautodest natuke eemale ja retrole lähemale. Et võõras automark, ma võib-olla mitte väga pikalt, aga Hispano Suisa, minu enda üks suuri salalemmikuid, Hispano Suisa H6 auto siis 20-ndatest, 100 aastat vana auto ja miks see siis restaureerimise kontekstis nagu oluline on, siis mul ja Vahuril ja sul ikka võttis suu lahti selle konkreetse Hispano Suisa restaureerimise kvaliteet ja välja toodud töötundide arv, mis on autosse oli pandud. See tundus, et oli tehasest väljunud. Ja... No ma ikkagi kahtlustan, et juuda vast täna on parem, kui ta 100 aastat tagasi oli tehasest tulles. Et sellesse autosse, mina isiklikult Eestis olen teinud artikleid autodest, mis on Eestis restaureeritud siis, et kas on sinna läinud 1000 töötundi, 2000 töötundi mõnikord ja mõned korrad ikkagi 3000 töötundi peale, mis on tohutu töömaht, et see on rohkem kui ühe inimese aastatöö, 2 aastatöö, aga selles Hispano Suisas oli pandud 18 000 töötundi. 6 korda rohkem. Et see tundub nagu täiesti uskumatu. 18 000 töötundi on nagu üks inimene umbes teeks vist palju siis 9 aastat tööd või? Et muidugi see ei olnud ühe inimese töö, sest seal neid asju ja erinevaid, mida oli tehtud ja oli vaja teha, oli hästi palju. Ja teine asi selle auto puhul oli siis huvitav, oli ajalugu, et seal auto esmaomanik oli Glenn Kidston, jällegi raputan endale tuhka pähe, et kuidagi mul kohe ei klikkinud ära, et kes see on, et omaaegne siis mõnes mõttes selline Briti playboy, aga mitte rikas playboy, aga kiftide hobidega, et hobideks olid siis võidusõit ja kiirusrekordite ületamine ja juhtumisi oli ta siis ka ühe Le Mani 24 tunni sõidu võitnud. Ja mina kuidagi ei pannud üldse seda nime kokku, et tema võiks seal võitjate nimekirjas olla. Aga ühesõnaga ta oli siis üks nendest kuulsatest Bentley boydest, aga Bentley boyna ostis ta hoopiski Hispano Suisa, mida tegelikult mõned spetsialistid 20-ndatel pidasidki paremaks autoks kui Bentley. Aga ühesõnaga jah, selline 100-aastaseid autosid oli seal ju veel, aga 100-aastased autod ei olnud sugugi selle näituse põhifookus, et põhifookus oli kõige laiemas mõttes hobiautod, et mõned olid 10-15 aastat vanad ja mõned tõesti olid ka üle 100 aasta vanad, aga see Hispano oli minu üks suuri lemmikud. Ja siis Hispano oligi ju Kidstone'i nii-öelda boksis ja ta oligi perekonna reliikvia põhimõtteliselt, et praegune Kidstone oli teda siis renoveerinud. No Simon Kidston on siis kuulus eksklusiivsete autodega kaupleja ja see oli tema onu auto uuena olnud. Aga see ei olnud kogu aeg, see oli nende perest kuidagi ära läinud, et ta nägi vaeva, et see auto uuesti üles leida, üles otsida ja ära osta ja siis ära restaureerida. Ja võt selles loos on lünkasid, mida ei tea kahjuks, et ei olnud võimalust järgi küsida. Kindlasti väga põnev lugu. Ja Simon Kidstone sellel ajal, kui meie seal jalutasime ringi, tutvustas oma ühte McLaren F1, eks ole, ja musta. Ühte kahest oma stendis. Ja, et ühte kahest oma stendis ja kas see sai ka uue omaniku seal? Tundus väga sedamoodi. Vot ei tea, sest need paljud stendidel olevad autod on müüa, kui tegemist on siis mõne autodiileri stendiga, eks ole, ja nende näitamise mõte on, et neid ühest küljest näidata ja teisest küljest neile uus omanik leida. 25. aasta vist Kidstone müüs kogu oma selle näituse boksi autod. Ja see tuli hiljem ta rääkis sellest, et eelmine aasta ma müüsin nagu stendi nagu puhtaks, eks ole. See aasta, et ma ei tea, et... Seal oli, eelmine aasta oli valge F1. Jah, see aasta oli must ja siis üks võistlusauto. See must oli selles mõttes, must oli tänavaauto, siis see oli selles mõttes huvitav, et tema järjenumber oli 007 ja esmaomanik oligi päris kindlalt 90-ndatel McLaren öelnud, et tema tahab 007, et muu ei sobi, et 007 või mitte midagi.
aga tänaseks see auto oli siis saadaval, nägi välja nagu uus, aga hinda me ei tea, sest hinda mingile suvalisele Ida-Euroopa ajakirjanikule ei öelda. Ja minule, mis meeldis seal Kidstone'i väljapanekul veel oli siis Bondi auto, Aston Martin, eks ole, filmist On Her Majesty's Secret Service, film, kus oli ainult, või no, mille tegi ainult ühe korra Bondina mees nimega George Lazenby. Jaa, George Lazenby, kes oli ju austraallane. Ja see auto oli siis Aston Martin DBS, eks ole? Ja see oli filmi suhteliselt algusseenis, kus seal rannas käis siis selline, me ei olnud kihutamine otseselt, vaid oli see, et see naisterahvas sõits randa ja tahtis vette joosta ja siis tuli Bond, eks ole, ja päästis ta. Ja see auto oli seal täitsa olemas, mis ei olnud ainukene auto filmidest, vaid neid oli veel retromobiilil ja mis ongi see retromobiili nagu mõte on see, et seal oli ju kokkuvõtteks oli Bulleti filmi Steve McQueeni peaosas ja Steve McQueeni autokollektsioon. Auto ja tsiklid oli ka tsiklimees ka. Ja. Et need olid välja toodud seal. Ja see oli niimoodi paksut rahvast täis seal just piirete taga, et väga raske oli nähagi neid autosid. Et see oli ikkagi väga hämmastav, et üle lahe autod kohale toodud ja nüüd muidugi retromobiil läheb üle lahe tagasi New Yorki sügisel. Esmakordselt toimub retromobiile nimeline üritus ka New Yorgis. Siiamaani ta nüüd Pariisis, 50 aastat on Pariisis teda peetud. Jah, täpselt, see oli ju juubeli aasta. Kuigi seekord nagu seda 50 kuskilt eriti eksponeeritud, et kes teadis, see teadis, eks ole. No sellega on vist jah, kuidagi seal on neid teemasid, mida neil kommunikeerida on niigi nii palju, et mõned küsisid mu käest, et Eestis siin, et kas sellel retromobiile näitusel on iga aasta läbiv teema. No näiteks nagu Lahti auto näitusel on iga aasta mingisugune läbiv temaatiline fookus, eks ole. Aga retromobiilil ei saa seda välja tuua, sest oli eriväljapanek, eks ole, Steve McQueeni autodest, nagu sa ütlesid. Eriväljapanek oli B-rühma ralliautodest, eks ole. Ja, see oli ka äge. Seal oli veel sellised nagu suuremat sorti eriväljapanekuid, aga terve näituse läbivat teemat ei olnud, sest et lihtsalt nagu kõik autod olid olemas. Ta on nii suur. Ja võt oligi, et kui me käisime, Lahti, sa tõid Lahti ette, et aasta tagasi käisime Lahtis, eks ole, seal oli üks Lamborghini Miura, mis oli selline renoveerimise algusstaadiumis. Ja väga põnev on vaadata, mis sa Soomes sellega edasi saab. Aga siis me läksime Pariisi, vist oli 20 eurot. Sinna kanti vähemalt. 20 Gullwingi ja 10 F40, et see nagu kuidagi tekitab siukse devalveerumise tunde. Köönigseega oli ka nii mõnigi. No, kui sa rääkisid, et Paganisid oli 6 tükki reas, eks ole, ja Köönigseeg, et need on sellised autod, mis on isegi Bugatti kontekstis on nad haruldased. Paganid ja Köönigseegid, ma mõtlen, neid tehakse ju veel vähem kui Bugattisid. Et uskumatu. Ja siis tuli, me käisimegi esimese korrus, kus olid Bugatid, eks ole, peamiselt, ja siis oli esimese korrus olid ka need Youngtimerid, mis olid kuni 30,000 eurosed autod. No võib-olla vahepeal peakski tegema kiire selle rahunemispeatuse ja rääkima autodest, mis maksid kuni 30,000 eurot. Näitusel kindlasti oli seal ka 30 miljoniline auto, ma arvan, see sama must McLaren F1 oli 30 miljonit, kuigi seda me ei tea. Aga üks terve saalitäis oli autosid, siis kõige paremas mõttes Youngtimereid, nagu Laitsa rallipargis toimuv Youngtimer Camp, oli siis ainult sisehallis ja kõik autod olid müüa. Mis meil seal siis silma jäi? Mulle jäi üks... Seal olid minid, eks ole, mis on nagu läbi teema prantslaste jaoks. See oli üks osa. Teine osa olid Suzuki Jimnid. Ja see oli natuke üllatav kui suures. See oli äge. See oli tegelikult ka äge. Ja mis siis veel silma jäi? Mondeo, V6 mootoriga, esimese põlvkonna Mondeo. Et mina tean seda, et Eestis põles nii mõnigi Mondeo maha, eks ole, esimese põlvkonna. Minu jaoks oli see uus info, kui sa mulle rääkisid seal näitusel. Põlevad Mondeod on minust mööda läinud.
Õnneks. sul on hästi näinud. Aga see Mondeo oli tõesti, see oli ka müüa, eks ole. Ja tegelikult on see väga ahvatlev auto, sest et esimese põlvkonna Mondeo oli ilma igasuguse irooniata väga hea auto, nagu esimese põlvkonna Focus. Ja see konkreetne Mondeo oli veel V6. Ja. Aga ta kurinahk maksis ligi 8000 €, mis minu arust ei ole päris... Fordi kohta ikkagi palju, eks ole. No, tundub, aga samas ikkagi kuskilt tänaseks leida Mondeo V6. Ma ei tea, pärast seda näitust ma panin mobile.de lehel endale, leidsin ühe Mondeo V6 ja panin jälgimisse oli alla 4000 €, aga see auto kadus ka loetud päevadega, nii et keegi ostis ära, sai õnnelikuks. Kuskil on vähemalt käib see autoäri jätkuvalt. No võtta 4000 on siukene, et ma saan aru Mondeo eest, kui ta on korralik ja hästi säilinud, aga võtta 8000 on juba nagu suurem number. Ja mis seal oli ikkagi veel nagu veel autosid? Seal oli üks Mersu kutsikas 190. Et see oli ka väga hästi nägi välja. Aga see oli selle saali üks kallimaid autosid, sest et see oli nõks alla 30 000. Ta originaalvärvi all. Ja tal olid ka nii-öelda mõned hädad küljes või mis hädad, aga just oli see ülevärmise osa ja kas ta oli ka 100% originaal või mitte, see oli ka küsitavusi. Uksed käisid ilusti ja üldiselt tundus sirge auto. Selle ülevärvimisega väike vahelepõige lihtsalt, et eestlastel minu arust on selle ülevärvimisega mingi suurem trauma kui lääne-eurooplastel. Mis see tähendab? See tähendab seda, et meie puhul on nagu ülevärv on alati justkui nagu avarii jälg, märk avariist. Kas seal on ju Lõuna-Euroopa, eks ole, seal on päike. Vot just, seal on nagu teised põhjused. Seal on teised põhjused, Californias võritakse teatud autosid üle iga 3 aasta tagant, sest et lihtsalt see päike tapabki värvi ja sa ei saa seda ultraviolettkiirgust kuidagi kinni. No, selles mõttes, ega naiivselt ei saa väita, et ei ole tegu olnud avariiga, aga lihtsalt, et ütleme siis niimoodi, et Lääne-Euroopas tundub, et autosid värvitakse üle kergekäelisemalt, et see ei ole nii dramaatiline otsus, et ma pean need mingid kriimud või asjad või jätma näitama originaalina, eks ole. Eriti kui me räägime sellist autost nagu Mondeo, ei ole ju Hispano suisa. Ja see Hispano suisa oli ka ülevärvitud. Ja see oli ka ülevärvitud 18 000 tunni vältel. Ja ma arvan, et ikka mõni 1000 tundi läks äkki isegi värvimise peale. Ja see, kui suures Hispano suisa kõige lähem meil vist asub Vilniuse automuuseumis. Jah, Vilniuse automuuseumis on veel üks eriti huvitav valge 2-ukseline Hispano suisa. See on väga ilus auto, ma arvan, et ma võin sellest ka pildi panna meie Facebooki lähele. Et käisin 2 aastat tagasi Vilniuses. Kuigi ma pidin nagu sellel aastal ka minema Vilniusse, aga kahjuks ei mänginud välja, muidu ma oleks sinna automuuseumis selle tagasi koperdanud. Nii, mis me veel välja toome? Tegelikult täitsa eraldi teema on F1 autod. Jaa. Aga nendega on ka niimoodi, et neid üldse tegelikult võistlusautod laiemalt, Le Mansi autod, F1 autod, ralliautosid mainisime. Ralliautodest ma üks küll rääkida, see oli Audi Quattro, mis mulle väga meeldis ja miks ta mulle meeldis väga, oli see, et mina ei olnud sellel ajal, kui see Quattro sõitiski rallisid, ei käinud ralliradadel. Ja 80-ndate alguses siis. Jaa, ei sattunud miski pärast. Ma ei sattunud ka, ei sattunud Sanremo rallile 84. Jaa, ma käisin vaatamas, kuidas sõitis näiteks härra Soots ja Putmaker, eks ole, sõitsid ringi ja Ivar Raidam ja neid mehi ma tean. Nad sõitsid oma VFTS-idega, aga võt seda Quattrot ei sattunud kuidagi nägema. Aga mis mulle seal meeldis, oli see, et kuidas oli tema jahutussüsteemi täiendatud. Et oligi tagumise siis spoileri vahele selle tagaluugi peale oli kokku pandud. No põhimõtteliselt taga spoileri, taga tiiva ja tagaluugi vahelise tühimiku sisse oli radiaatoritega ära täidatud, et ei olnudki mingit asja, et kui on vaja jahutuspinda niimoodi, et see auto kaalujahutust väga palju ei muuda, et oleks olemas seal nii-öelda õhk, mis jookseb läbi radiaatori, miks ka mitte sinna toppida just see radiaatorid kokku ja me teame, et Audi tegi ralliradadel ikkagi väga tugevat tempot ja võitis nii mõnegi sõidu, eks ole. Nii mõnegi sõidu on väga tagasihoidlikult öeldud. Ma võin liikuda edasi ühele teisele margile, kes on ka nii mõnegi sõidu võitnud.
et minu üks kindlasti lemmikuid, aga üks suuremaid üllatusi või uusi teadmisi, mis ma sellelt 2026 retromobiililt sain, oli siis 64. aasta Ferrari 275P, mis võitis Le Mansi 64. aastal. Aga sellega lugu nagu ei lõppe, eks iga Le Mansi võitja on ju Le Mansi eesti keeles Le Mani, prantsuse keeles. Iga Le Mansi võitja on ju haruldus, aga selle autoga oli see huvitav lugu, mida mina ei teadnud, et tegemist ei olnud mitte ainult 64. aasta võitjaga, vaid ka 63. aasta võitjaga. Ja see omakorda oli selline, nagu kuidas ütelda, oligi suhteliselt hiljutine avastus Ferrari enda ajaloosakonna või arhiivi poolt, et kuidas siis nii, neid autosid üldse, ma mõtlen siis üksikautosid, mis on võitnud Le Mansi 2 korral, neid autosid üldse on kokku 5. Ma ei mõtle siis, et mingi mudelkond on võitnud, vaid ma mõtlen konkreetne üks VIN-koodiga sassi numbriga auto. Et Bentley seal 30-ndatel võitis 2 aastal järjest, Ford GT40 on 2 korda võitnud ja ühena siis ka nendest üldse 5 kokku ka Ferrari. Ja see lugu oli see siis, et see auto võitis ka 63. aastal, aga siiamaani 63. aasta võit omistati ühele teisele Ferrarile. Sest et 63. aasta Le Mansiks oli üles antud üks teine sassi number, mis sõideti enne Le Mansi võistlust puruks auto ja siis see konkreetne Ferrari, mis näitusel oli, anti siis üles Le Mansi vale sassi numbriga. No üleüsõnaga võltsiti sassi number selle katkise puruks sõidetud auto pähe. Ja see auto siis võitis 63 ja see auto siis võitis hiljem ka 64. Ja siiamaani arvati, et need on 2 erinevat autot olnud, aga tegelikult tuli välja, et on üks konkreetne auto, mis on võitnud 2 järjestikust Le Mansi ööpäevasõitu. Väga ägev. Ja sellised asjad ongi, vaat see on see Pariisi nagu eri, et sa lähed kohale ja sa ahetad, et mida kõike sa seal ei näe, mida sa kõike seal ei koge. No tagantjärgi ma hakkasin mõtlema, et inimese mälu on inimese mälu, et ma olen seda sama autot Goodwoodis näinud. Aga Goodwoodis ma ei linkinud ära, et see on nüüd 63 ja 64 mõlemal aastal võitnud Ferrari. Vaata mullu, kui me käisime Pariisi retromobiilel, siis mullu oli Ferrari 65. aasta Le Mansi võitja oli auctionil. Mis ta oli see American Association, mis ta oli ESRA, ei olnud ESRA, see oli... Kus ta pärit oli Enra. Ta oli Indianapolise ringraja muuseumist oli see auto pärit siis nagu kaua aega seal olnud, müüsi auctionil maha 32 miljoniga ja see auto oli tänavu siis tagasi Pariisis, aga ta oli siis mitte auctionil, vaid näitusel ja tundus, et selle auto on ära ostnud Richard Mille, kes on tuntud kellavabrikant, aga samas ka tohutu suur autofänn. Ja tema kollektsioonis kipuvad olema sellised autod, mille hinnanumbrid on nagu pigem nagu 8 kohalised, ehk siis 10 milli ja peale. Väga äge. Ja seda kõike saab ju 25 euro eest vaadata, eks ole. 20 euro eest, jah, 20 eurot. Näituse pilet oli 20 eurot, jah. Kui ette ostes, jah. Et selles mõttes on see ikkagi äge, et 10 milli, 20 milli autod on kättesaadavad või nähtavad väga, väga mõistliku raha eest ja ega see Pariisi lennukipilet ei ole ka eriti kallis kokkuvõtteks. No Jaku praktilisest poolest rääkides, tegelikult see Pariisis sellel näitusel käimine kulude mõttes on üllatavalt soodne, kui lennupiletid osta varakult mingi sooduspakkumisega ära. Pariisis ööbimine on täiesti tavaline, pigem ma ütleks odav, sest et seal on see konkurents ööbibisturul nii suur, kui mitte tahta viie tärni hotelli, et on ka võimalik korter võtta endale, me olime peaaegu nädal aega, eks ole. Ja söögid-joogid on umbes sama hinnaga nagu Tallinnas, et seal nagu vahet ja poehinnad vist on odavamad. Poehinnad on odavad ja Belgia elut on rohkem kui Tallinnas kindlasti. Ja hinnast me räägi üldse. Et mis mulle veel meeldis, sa ütlesid, et 275, eks ole, Ferrari,
et neid oli seal veel. Mina olen nimetanud enda jaoks, et Ferrari 275 on nagu üks nendest autodest, mis oleks veel nii-öelda jätkuvalt kättesaadav, kuigi nende hinnad hakkavad 3 miljonist, eks ole. Aga kui me räägime 250-st, et nende hinnad hakkavad seal 10 pluss miljonist. No sõltub, mis versioon Ferrari 250-st rääkida. Jah, aga... Minu jaoks näiteks ei ole 3 miljonine Ferrari 275 kättesaadav. Ei, no, me räägime sündikaatidest ja muudest asjadest. Ma väga ootaks, et Eestisse tuleks ka mõni 275 ja liiguks ringi siis seal, mis ta on vanatehnika lustisõidul ja võib-olla tuleks ka Youngtimer kämbile, kuigi ta pole üldse Youngtimer, ta on ikka Oldtimer, eks ole. Oldtimer kämbile ilmselt satuks veel huvitaid autosid. Tõnu, mis sa veel nägid? No ma läheks sinna Youngtimerite poole, aga mitte 30 000 hinnaklassi, vaid 300 000. Ei, vabandust, ma nüüd eksin. See auto oli 700 000, eks ole, hinnaklassis. Huvitav, mis Youngtimerist võib jutt olla, eks ole. Tegelikult ei olegi see Youngtimer, vaid see on siis pigem nagu resto mood, et Mercedes 190 baasil tehtud auto, mille mark on HVA, H2VA ja mudeli nimi on tal lihtsalt nagu Evo 1 või Evo 2, ma ei olegi saanud aru, aga siis omaaegsetest Mercedes-Benzi DTM-i autodest inspireeritud moodne tõlgendus siis selle mehe poolt, kes tegi ka firma nimega AMG, et see A-täht AMG nimes on siis sama, mis HVA nimes see A-täht, ehk et sama Hans Werner Aufrecht tegi uue firma ja oma firmalt siis teeb sama, mida ta tegi 80-ndatel, ehk et tuunib Mercedes 80-ndate mudeleid. Ja see konkreetne auto kuju poolest meenutas Mercedes 190. Ta oli palju madalam, palju laiem, nõks pikem, väga kurinegi välja ja hinnaklass tõesti 700-800 000 eurot ja kapoti all, kusjuures ma olin natuke pettunud, et omal ajal olid, DTM-i autodel olid ju 4-silindrilised mootorid, Cosworthi tuunitud, aga ma oleks oodanud sealt kapoti alt tänaseks V8-t, aga seal oli siis 3-liitrine V6 biturbo. Ja mul oli täpselt sama tunne seal, et vaatasin peale, et eraldi oli mootor ka välja toodud, eks ole, vaatasin, et vau, V8, aga oli lihtsalt vau, mitte vau 8, aga vau 6. Ja vist jällegi mingisuguste isegi vist need pisitootjad, et mingite heitmenormide või asjade teema seal oli, et muidugi teine teema võis see olla, et võib-olla ei olnud sobiva suurusega V8, mis sinna ära mahuks, sest et see V6 oli tõesti väga kompaktne mootor, et kui ta oli seal auto kõrval oli näha, et oli tõesti kompaktne mootor, et eks see auto, kindlasti see mootori mass on ka hästi oluline nii väikse auto puhul. Mercedes 190 ikkagi suht väike ja see auto oli veel suures osas ju süsinikplastist, mis tähendab seda, et see hind ongi siukene suur, kuigi tundus, et võib olla natuke liiga suur. Nii. Ma arvan, et hinna ikkagi määrab lõpuks ostja. Ja, nad on selle autot on arendanud tegelikult aastaid ja see selles mõttes ei ole nagu mingi uudis, aga ma saan aru, et see HVA on nüüd nagu jõudmas kuskile sinna, et esimesed kliendid hakkavad autosid kätte ka saama. Igatahes see on selle Nicholsi kõrval üks sellised, millega kindlasti kangesti tahaks just sõita, et kas just omada, aga sõita tahaks küll selle autoga. Nicholsi tahaks igaüks sõita, ma tahaks kõrvalistul ka olla, et vaataks, kas hakkaks meesterahvas kiljuma või mitte, et ma kardan, et võib juhtuda küll. ja kui me läheme tagasi, need olid nii see HVA kui Nichols, eks ole, need olid superkaari garaažis, aga mis oli, Eestis on samamoodi ja Mazda on ju populaarne mudel, suhteliselt populaarne, et peale Mazda 6, aga see samas retromobiil oli, Mazda oli väljas oma vanade autodega, oli seal RX7 oli see kohal, jah?
seal oli neil päris, kõige kihvtim, ma ei tea, minu arust oli see Mazda vankelautode ema või isa siis Mazda 110 Cosmo, 110 S Cosmo, mis on siis kahe ukseline, kahe kohaline, siuke hästi pika kapotiga, hästi pika pakiruumiga kupee, ma lihtsalt kirjeldan, et inimestel äkki tuleb pilt ette, mis oli siis Mazda, kui mul ei eksi, Mazda esimene seeriaauto, mis sai ikkagi vankelmootori, sõiduauto siis, mitte võidusõiduauto, et see oli seal väljas ja... See on selline hämastav auto, natuke meenutab minu jaoks Toyota GT2000 GT-d ja kusjuures umbes sama ajast autot ja seda Mazda Cosmot me oleme varem ringi käies näinud Luumani muuseumis Hollandis. Et muidugi ta on ikkagi Euroopa mõistes haruldane ja siis ma ütleks veel haruldasem auto oli selle Cosmo kõrval, oli siis Mazda Le Mani võitja, mis oli siis samuti vankelmootoriga, aga siis kolmekambrilise vankel biturboga või. Et ilmselt üks meeldejäävama häälega Le Mansi autosid üldse, et see vankelmootor teadupärast käib üks turbiinilaadses kiunumise või vingumisega üli kõrge pöördega, et retromobiilil küll seda autot käima ei pandud, aga teda vaadata võis. Ühte autot pandi käima, mäletad, mis auto oli? Ma arvan, et äkki ikkagi rohkem kui ühte, aga mida sa vihti? Spetsiaalselt meie jaoks. Meie jaoks pandi ka üks auto käima ikka. See ei olnud mitte V8 päevikutest läheb natuke mööda, aga V12 päevikud oleks. See on 1,5 V8 päevikut, et V12 Mercedes. Ja mitte lihtsalt, et korraks käima, aga ikkagi anti täisgaasi. Ja see ikka kutsus rahvast kokku täpselt sinna auto ümber nagu juhti. See oli siis Mercedes SL põlvkonnast R129 ja 600 SL, aga see oli üks väike firma, kes vist tuunib nende autod väljalaskeid, eks ole. Ta tegi hoopis ikkagi valjemat häält, kui need autod originaalis teevad. See oli vägev hääl, et see ja nad olid selle autoga ikka õhtul sõitnud, et järgmise päeval oli see auto teises kohas pargitud, et vahetati masinate asukohti ja ma ei tea, kas see lükati käsitsi või sõideti, et seda ei tea, et õhtul aetakse inimesed kahjuks välja sealt, kuigi eelmisel aastal me ju sattusime niimoodi, et jalutsime läbi kogu selle suure näituse saali õhtul, kui autod olid juba kinni pakitud, eks ole, et kõigil olid katted peale tõmmatud ja see oli ka omaette vaatepilt. Et sellel aastal me ei näinud kinni pakitud autosid, kas me läksime varem ära, ma ei usu, et me võtsime ikka täispäevad seal. Ja mul küll tekkis see mõte, et see on täitsa selline praktiline nõuanne, et kui teil on võimalus minna retromobiilile, siis minge ja kui teil on võimalus valida, siis minge kindlasti sinna äripäevadel, et pigem vältige laupäeva ja pühapäeva. Me ise küll ei ole käinud seal laupäeviti ega pühapäeviti, aga ma arvan, et juba reedel pärastlõunal oli seal nii palju rahvast, et tundus ebamugav, aga kus ma jõuda tahtsin oli see, et siuke soovitus, me ei ole ise proovinud seda, aga oleks täitsa mõte minna isegi enne näitust, kui neid autosid sinna tuuakse kohale, et siis sa näed seda ka, kui neid autosid liigutatakse, käivitatakse, midagi me nägime tegelikult seekord ka. Jällegi, seal on kohalikud prantslased kohal, kes on ka head YouTuberid ja panevad neid asju püsti, et otsige natukene. Meie vaatasime ka ju, et mis autod tulevad. Me vaatasime päev enne retromobiilile minekut nägime, mis autosid maha laaditi, kuidas nad sinna kohale sõitsid, 3. korrul sõideti ka ju mööda kaldteed, et väga huvitav näituse saal. Järgmine aasta samas kohas. Jah, 2026 oli ära, 2027 toimub see näitus siis veebruari esimesel nädalal, täpselt kuupäeva siin ei ütle. Aga kas sellega saame joone alla tõmmata? Räägime Testarossast ka. Räägime kiirelt Testarossast ka. Ja. Sa mõtled valget Testarossat? Ja, seda, millel oli kandmik, oli kõvasti tugevdatud. Ja. Itaalia firma, eks ole. No see läheb restomoodide valdkonda, aga hakati autot mitte kohe forseerima, vaid alustati kandmikust, mis on siis kõige alus, et see oli täiesti hämmastav, seal oli ühe auto läbilõige või selline toorik näidatud, et kui palju vaeva selle vana 80-ndate Testarossaga siis nähakse, et sellel autol oli neid tugevdusi põhjal, mootoriruumis, paneelidena, torudena, mingite tugedena,
lisakeevistena, et sellel autol oli nii palju lihtsalt teist tooni olid need tugevdused, et näidata, et mis on nagu juurde pandud. Väga hästi oli visualiseeritud just, see mees, kes seal juttu rääkis, kellega sina pikemalt vestlesid, et ta muudkui rääkis. No ta ütles päris selgelt ütles seda välja, et sorry, aga Testarossa kandmik oli originaalis paras pasteet, et liiga pehme selle 5-liitrise V12 mootori jaoks. Ja oligi, et kõigepealt tehti siis auto kandmik korda, kui sul on auto kandmik piisavalt jäik, siis sa saad panna vedrustuse normaalselt tööle, vedrustus oli ka täiesti ümber tehtud, siis nad tõesti ikkagi võtsid ette ka mootori, et mootor oli viidud üle seal elektroonilisele süütele ja 100 hobujõud oli juures. Peale, vaata, seal nad näitasid ka veel... Sissepritse oli Testarossal nagunii, aga nad olid täiustanud seda, nad olid täiustanud seal nad olid ikka, mootor oli, raud oli vist sama jäänud, aga seal oli originaalse 390 hobujõu asemel oli seal juba 500 ja kui sul on juba nii palju jõudu, siis pidurid vaata olid ka täiesti ümber tehtud. Ja võt see oli see koht, kus minu arust tundus pigem odav, sest kogu see krempel alates kandmiku tugevdamisest, et see ja siis mootor, vedrustus, pidurid, et selle hinnaks minu arust oli 300 000 eurot. Plus doonarauto. No jah, eks ole, Testarossa puhul see doonarauto ei maksa 8000 nagu Mondio, aga seda tööd oli seal selle 300 000 eurost ikkagi meeletult palju. Firma nimi oli siis Officine Fioravanti. Fioravanti tegelikult Itaalias tuntud firma, aga üks siis mingeid Fioravanti arusid. Nendel oli üks aru tegevustest oli ka roolide tootmine ja midagi oli veel. Aga jah, et nad tegid ka sissepritse süsteeme, just nii-öelda retrofitte autodele, millel olid karburaatormootorid ja sissepritse ehitati sisse siis karburaatori nii-öelda korpuse moodi välja näge. Freesiti välja asi, mis nägi välja nagu karburaator, aga tegelikult seal sees oli terve sissepritsest. Ja, täpselt, et see oli ka nagu jällegi... See oli nagu wow-efekt. Täpselt, et vaatad peale, et karpa ja Honda, et see oli ikka väga-väga äge. Aga järgmine kord me räägime siis juba nendest nii-öelda kolmanda korruse autodest, diilerite masinatest, vanematest Mersudest, seal oli Zeppelin näiteks kohal, mis köitis pilke. Ma ütleks, et ma ei näinud ühtegi autot, mis pilku ei köitnud, eks ole. Et seal oli isegi üks Sierra oli kohal ja seegi köitis pilku. Ja kindlasti ootame Vahurit teetrisse, et tema räägiks ka enda poolt, mida ta seal masinate all nägi ja Vahur, kes on kõvasti autosid ise ümber ehitanud ja välja mõelnud, et just lahendusi ja kõike, et eks me siis näeme, et järgmise korrani V8 päevikud.